Tänase piduliku päeva esimene sõnavõtt on Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimehelt Yoko Alender. Palun. Aga tere, väga austav teiega siin olla. Et oleme sellises toredas kohas, ühelt poolt nagu looduse rüppes, teiselt poolt ka väga kultuurses kohas, kui vaadata neid hooneid siin ümberringi. Mina tulen otse kirikust ja kunstimuuseumist ehk siis Riigikogu nii-öelda jõulurahu väljakuulutamiselt Niguliste kirikus. Ja mõnes mõttes see loomadega koos elamise kunst, see on ju ka tegelikult minu jaoks võtabki nagu selle sama teema kokku, et seal on nii loodust, seal on kultuuri. Ja me oleme sel aastal Riigikogus tõesti jahimeestega ju väga palju kohtunud, et näod on kõik tuttavad, teemad on tuttavad ja ma arvan, et see koostöö on olnud tegelikult ülihea. Veel eile menetlesime siin ühte seadust, mis ma loodan, et teeb selle koos elamise veel turvalisemaks. Ja minu meelest see jõulurahu ka, võib-olla vaadates nii seda loomadega koos elamise kunsti, kui võib-olla ka teineteisega koos elamise kunsti, et kui me suudaksime säilitada sellise austuse teineteise vastu, et võib-olla selle peale saame siis igaüks ka sellel rahulikumal ajal mõelda. Et kui see teatav distants ja teatav austus siiski meile, kes me oleme kultuursed tegelased, jääb, siis ma arvan, tuleb see koos elamine ka hästi välja. Ja annan loomulikult edasi tervitused kogu Riigikogu poolt. Ma saan aru, et kuna teisi riigi esindajaid ei saanud täna tulla, siis ka kogu riigi poolt, aga loomulikult eelkõige ka Riigikogu jahimeeste või jahinduse toetusrühma poolt. Et teiega on alati hea, avatud ja selline aus koostöö. Et ma loodan, et see jätkub ja ilusat jahirahu. Aitäh teile! Sõna on Kliimaministeeriumi asekantsleril Antti Tooming. Head jahimehed, head jahinaised, head külalised. Esiteks, et aitäh kutsumast. Olles ise jahimees, on see suur au siin olla. Jahinsu vaatest käesoleva aasta kindlasti on olnud väga keeruline. Seda nii riigi jaoks kui ka tegelikult ka jahimeeste jaoks. Ja seetõttu ma arvan väga sümboolne, et võtta siin aasta lõpus korraks hetk, et vaadata tagasi, korra peegeldada ja siis ka ikkagi reipalt tulevikku liikuda. Et see aasta oli meil siis mitu kriisi, eelkõige loomulikult siis Sigade-Aafrika katk, mis kahjuks levis väga aktiivselt metsas ja veel rohkem kahju, et ta levis ka nagu meie farmidesse. Teine kriisinäide on meil karujahi peatamine kindlasti, mis tekitab hirmu, tekitab ebamäärusust tuleviku osas. Ja need ei ole sellised abstraktsed hirmud, et need on hästi konkreetsed asjad, mis kindlasti mõjutavad meid ühiskonnal laiemalt, mõjutavad otseselt ka meie maakasutust, meie majandust, aga ka meie igaühe elu. Samas on oluline ka rõhutada positiivset ja nagu proua Alender mainis, et riigi ja jahimeeste koostöö on olnud väga-väga hea. Ja nagu öeldakse, et sõpra tunned hädas, et siis ikkagi see kriisi aasta näitas ära, et jahimehed on väga oluline partner riigile, kelle peale saab loota. Ja sageli tehakse seda millegi muu elu arvelt ja
ja olles ise jahimees, ma tean, et kui palju tunde, kilomeetrid, aega kogu sellega tegelemisel läheb. Aga see teisalt näitab ka seda, et see on selline hea vundament, et olla üheskoos valmis siis ka tuleviku kriisideks. Kõik, mis toimub metsas, jõuab varem hiljem ka meie õuele. Ehk siis, kui meil näiteks on sõralisi väga palju, kannatab meie mets, põllumajandus. Kui meil on jällegi neid liiga vähe, et siis on suurkisketel vähe toitu ja see surve kandub siis üle meie karjakasvatusse. Teisalt, kui on väikekisked meil liiga palju, et siis kannatavad meie loomad, linnud ja see mitmekesisus. Et need on hästi lihtsad sellised põhjus-tagajärg seosed, aga samas nagu päriselus ja looduses ja ökoloogias toimivad seosed. Ja miks ma seda mainin, on see, et seal keskmes on alati jahindus. Et jahindus on see koht tihti nagu nähtamatult, mis ikkagi seda ühendab ja mis peab hoidma seda tasakaalu siis looduse ja inimese vahel. Riigi roll kahtlemata on hoida sellist suurt pilti, vaadata tulevikku, kuulata ära siis erinevad osapooled, aga ikkagi teha siis need valikud sellised, et sellest võidavad pikas vaates nii loodus kui ka tegelikult inimesed. Ja seetõttu me ootame ka jahimeestelt jätkuvalt professionaalsust, jätkuvalt häid teadmisi, nende jagamisi ja ka valmisolekut panustada siis, kui see alati võib-olla ei ole kõige populaarsem ja lihtsam. Ja meie riigina kindlasti hoolitseme selle eest, et me hoiame teid olulise partnerina, me usaldame teid ja teeme koostööd edasi. Kui tulevikku vaadata, et siis kindlasti soovin edaspidiseks ka meile sellist väga head sisulist koostööd, ausat koostööd, et otsused kindlasti sünniks siis teadmiste, faktide baasilt, mitte hirmude pinnalt. Kindlasti seda, et ühiskonnas ka kasvaks arusaam ja mõistmine jahinduse suhtes ja selle rollist, kuna teie roll on hoida siis ka tasakaalu meie loodusel. Ja mis kõige olulisem, mida me peaksime kaasa võtma, on see, et meie ühine roll on tegelikult ju hoolida. Hoolida siis meie metsaasukate eest, nende elupaikadest ja ka kogu sellest tasakaalust, mis muudab meie looduse elujõuliseks. Sest jahindus ju selgelt ei ole ainult küttimine. Jahindus on hoolimine, vastutus ja pika vaate hoidmine. Et soovin siis meile, inimestele rahulikku jõuluaega, jahirahu metsadesse, jõudu uude aastasse ja kindlasti tarkust hoida siis seda, mis meil on. Aitäh! Järgmisena saab sõna PTA peadirektor Raimo Heinam. Tere, head jahimehed, jahinaised ja jahiseltskonna külalised. Tänan Tõnist ja Margust väikse sõnavõtu võimaluse eest. Pean kohe ütlema, et jahiseltskond tervikuna on vist täna PTA jaoks mitte vist, vaid päris kindlasti kõige olulisem ja väärtuslikum partner. Kõige suurem seltskond, kellega PTA koostööd teeb juba aastaid. Ja selles osas suur aitäh, et te meiega olete, meid toetate selles raskes keerulises olukorras, mis see aasta veel eriti avaldus meie farmidesse jõudnud taudi näol, aga metsas on ta meil juba pikemalt ja pean tõesti siiralt imetlust avaldama, et küll olles ise mitte jahimees või mitte olles jahimees, aga nähes iga nädalavahetus, kuidas laupäeviti ja pühapäeviti meie jahiseltskond minul Alevis välja sõidab, siis sügav kummardus teie ees. Mina seda ei suudaks päris ausalt. Iga nädalavahetus minna ja teha seda rasket tööd, mida ühiskond teilt ootab ja mida te tegelikult võib-olla alati nii väga ei taha teha sellisel viisil, nagu näiteks PTA mõnikord ootab. Et see on vastuoluline töö, eriti täna selles taudi olukorras ja tõesti sügav kummardus, et te mõistate ja päriselt tegutsete. Et suur aitäh kogu jahiseltskonnale selle eest. Ja kui vaadata kogu seda võib-olla natuke seda aastat tagasi, siis minu jaoks uues olukorras ka olemine juhina. Et see koostöö, kuidas meil on tegelikult käinud Eesti Jahimeeste Seltsiga jooksev ja pidev koostöö, ühise asja nimel toimetamine, teatud õigusloomes suuniste ja soovide avaldamine ja need päriselt jõuavad ka reaalsuseni.
ma arvan, et see on parim koostöönäide üldse. Nii et siiralt aitäh teile, head pühade aega, rahulikku aega. See on ka minule jälle natukene vastuoluline. Paraku viirus ei puhka ka sellel rahuajal. Nii et ma väga ootan, et peale seda rahuaega me tegutseme täpselt sama võimekalt ja veelgi võimekamalt edasi, sest meil on vaja seda võitlust koos edasi pidada. Aitäh teile! Ja kõnelejate viimane ja kõige võib-olla vastutusrikkam roll on Eesti Jahimeeste Seltsi presidendil Margus Puust. Ole hea. Kallid jahimehed, head külalised, koostööpartnerid. Kahjuks on meil täna plaan natukene oli muutunud, sellepärast et viirused ei küsi inimeste staatust ega nimesid ja Eesti Vabariigi president, kes pidi täna siin ka olema, täna kahjuks hoiame talle kõik siis pöialt, et ta kiiresti paraneks sellest viirusest ja järgmistel üritustel meil ikka osa võtta saaks. Kindlasti tahan väga tänada neid, kes tulid siia ka kõnet pidama, et keskkonnakomisjoni meil oli enne teema, kas peab ütlema esimees või esinaine. No, jätame seda siis oma mõtte, kes midagi meeldib, aga enne ma Jokoga rääkisin, tema ütles, et talle meeldiks isegi esinaine rohkem. Et suured tänud, et keskkonnakomisjon on meil kindlasti väga-väga oluline koht, kus me saame oma muresid rääkimas käia ja nad kindlasti on meid väga palju ajalooliselt aidanud. Kindlasti tahaksin tänada Kliimaministeeriumist Antit, et hea on alati suhelda, kui on ka mõni jahimees valitsuse, kõrgete ametniku hulgas, et siis nad kindlasti mõistavad meid paremini. Ja muidugi Põllumajandus-Toiduametist härra Heinamit, et ma arvan, et jah, et ütlesid küll, et võiksime veel rohkem teha, kui me täna teeme, aga usu mind, et me teeme tegelikult nii palju kui võimalik ja nii palju kui võib-olla vajalik. Et tänase siis teemaga edasi minna, alustaksin ma kõigepealt sellest, et meil on alati see jahirahu sõnum olnud üks selline tõsine sõnum ja võib-olla kui mina esimest korda jahirahu välja kuulutasin 2008, siis me alati mõtlesime, et kuidas ja mismoodi seda täidetakse ja sellepärast me oleme ka teinud selle reegli, et me kuulutame ta ikkagi ainult jõuluajaks välja, mitte sellest hetkest. Siin on ka olnud teistsuguse lahendusi, et Võrumehed ütlesid, et meie teeme ikka kunagi ummamuudu, et kui välja kuulutatud, siis on jahirahuga kõik. Ei ole midagi, et metsa lähete. Aga eks ta vanasti oli nagu selles mõttes, nagu te ise näete, et me just siin arutasime ennem, et kas seda kliimasoojenemist on või ei ole, et selgem on ka see, et ma arvan, et sellest alates 2008. aastast on vist 2 korda olnud niimoodi, kus me nii palju rohelust enda ümber näeme, et tavaliselt on ikka lumi olnud ja siis on alati see kõnemus sisaldanud ka seda, et võtke pere kaasa ja minge suuskadega ja viike kitsakestele heina, siis kitsakestele täna vist heina väga vaja viia ei ole, kui nüüd just homme ei hakka väga palju lund sodama. Aga aasta on olnud keeruline, on olnud väga häid asju, on olnud ka negatiivseid asju, et ühelt poolt tahan öelda seda, et kindlasti olete ka jälginud seda kajastust viimasel ajal, et mida me väga selgelt hukka mõistame, on igasugune salaküttimine. Me seda mitte kunagi ei tolereeri ega ei hakka tolereerima. Jah, me võime arutada selle üle, et kas need põhjused on see, et hundilube on liiga vähe või karulube on liiga vähe või ilves ei ole jahiloom juba ammu, kuigi nende seisund on tegelikult täna looduses selline, et ta võiks olla uuesti jahiloom tagasi. Aga ma väga riigi käest ootaksin seda, et usaldage rohkem Eesti jahimehi ja sedasama Kuristiku tänava maja, kus me seda jahindust juhime. Me oleme selles asjad kõige rohkem sees. Ja kui siis igaüks hakkab eraldi isemoodi arvama sellest, mida teha ja kuidas teha ja palju küttida, elu on näidanud, et sellest head nahka ei tule, nii et ma väga loodan, et me selles hundi, karu ja ilvese teemas
edasi liigume, sest et olen alati öelnud, et ükski jahimees, ma arvan, keda mina tean, ei taha sinna jõuda, et meil ei oleks metsas hunti, karu või ilvest. Küsimus on tegelikult hoopis selles, et kui me räägime juba sellest, et ärme põtra küti järgmised 3 aastat, sellised mõtted on juba täna olemas muideks, et jääks huntidele, karudele rohkem ulukit, siis see ka päris mõistlik ei ole, et kui me oleme korra juba oma käed selle loodusreguleerimise vahele pannud, siis ja kui me oleme oma eluasemetega, eks ju, liikunud ulukite põlisaladele, siis midagi teha ei ole, siis need konfliktid on paraku tulemas ja igal juhul peab karu inimest kartma ja kartma ta hakkab seda läbi küttimise. Ja hunt ei saa ka tulla aeda kutsul järgi, et siin Laekvere mehed võivad rääkida, kuidas neil viimane põdrajaht lõppes sellega, et peale tubli jahikoera tööpäeva, kus kütiti siis ära põder, küttisid siis hundid veel tagantjärgi ära selle koera, jahikoera. Ja jahikoer on, teate ise, see on ju perekonnas nagu, ma ei saa päris nii öelda, et perekonnaliige, aga tegelikult ta on nagu perekonnaliige. Mis siis veel, et seakatk loomulikult sellega võidelda tuleb. Jahimeestel on see valus teema, aga jahimehed saavad sellest väga hästi täna aru, et lihtsam on neid täna küttida. Meie sellele katkule kätt ette panna ei suuda, nii kaua kui meil on lahti piirid idanaabriga ja ka lõunanaabriga ja täna Euroopas seda katku veel keegi nagu täiesti välja juurida ei ole osanud, et nüüd viimased uudised siin Hispaaniast ja nii edasi. Nii et siin kindlasti härra Einam, et meie koostöö on, ma arvan, veel pikki aastaid selle katkuga väga tihedalt seotud ja ei tea, mis selle aja jooksul kõik veel tulla võivad. Aga ennem kui ma jahirahu välja kuulutan, veel korra ütlen siis, et tegemist on jahirahuga. Me oleme ka jõulurahu välja kuulutanud, aga seda me oleme teinud siis näiteks Tartu Aleksandri kirikus või Haapsalus kirikus. Minul ei ole õigust jõulurahu välja kuulutada, aga küll aga jahirahu. Aga enne seda, kui me edasi liigume, siis on siin 3 teenekat meest, kellele ma tahaksin üle anda Eesti Jahimeeste Seltsi siis vimplid on need, eks siis Tõnis niimoodi. Et on siin härra Lukas, härra Levandi ja härra Sõitja, kes tegelikult esimesena selle traditsiooni Heimtalis ja me just härra Lukasega arutasime, et see ei olnud mitte Heimtali, kuidas see oli, mitte loss, vaid see oli viinaköök. Oli nii, on ju. Et ma siin enam ei eksi, ma olen juba 16 või 17 aastat välja öelnud seda, et see oli Heimtali nii-öelda siis mõis, aga tegelikult ta ei olnud mõis, ta oli siis viinaköök, aga me seal viinaköögis tookord ei käinud kusjuures minu meelest. Või pääsesime sisse, ma isegi ei mäleta. Nii et ära tulge palun siia ja näidake ennast kõikidele ära, et kes siis need põhisüüdlased on, et me siin täna nii kenasti koos juba oleme. Muideks, ka COVID ajal ükskord ma olen jäänud jahirahu välja kuulutamata, kui ma ise olin tugevas viirudes ja COVID ajal me ei saanud ka suurelt teha seda, siis tuli Kersti Kaljulaid ise Kadriorust siia ja me kuulutasime koos siin COVID ajal selle välja. Aga nüüd siis tänud nendele meestele ja mul selline palve, et teeme neile ühe suure aplausi ka. Nii, aga usun, et kõikidel on juba kõhud tühjad, viimane hetk ja õige hetk. Et üldiselt on see jahirahu välja kuulutamine olnud alati meil kella 7 paiku. Me sättisime seda kellaaega natukene presidendi järgi. Kahju, et see asi niimoodi läks, aga nii ta läks. Et teie lahkel loal kuulutan ma Eesti metsadesse, Eesti põldudele, Eesti niitudele, soodesse, rabadesse välja jahirahu 24., 25. ja 26. jõulukuu päevaks. Teile aga ilusat jõuluaega ja
rahulikku aasta lõppu. Aitäh teile!